Kas sa tead, kuidas krevetisupp mõjutab veresuhkrut? Ma testisin seda oma glükoosimonitoriga ja tulemused on väga huvitavad. Lõunaks sõin krevetisuppi, kus sees olid suvikõrvits, porgand, herned ja natuke kartulit kanapuljonkis. Tundub kerge ja tervislik, eks? Enne söömist oli mu veresuhkur 5,6 millimoliliitris. Tund hiljem tõusis see 7,1 peale. See on tõus 1,5 millimoliliitris ehk 27%. See jääb veel normi piiridesse. Mina soovitan hoida veresuhkru taset peale sööki alla 7,9 millimoliliitris ja tõusu mitte üle 30% esialgsest. Nii et see supp läbis testi, aga napilt. Tõus tuli ilmselt hernestest ja kartulist, need sisaldavad tärklist, mis muutub kehas kiiresti glükoosiks. Kui oleksin kartuli välja jätnud, oleks tulemus ilmselt palju madalam. Isegi kerge supp võib veresuhkrut tõsta, kõik sõltub koostisosadest. Jälgi mind, kui tahad näha rohkem glükoositeste ja kirjuta kommentaaridesse, mida võiksin järgmiseks proovida. Sinu Dr. Sergei Saadi.